Tere, mina olen Kellu ja täna räägime toidu varumisest kriisi ajaks. Räägime sellest, millised on riiklikud soovitused selleks. Räägime kalorite kogusest, milline see on nii lapsele kui täiskasvanule ööpäeva jooksul. Ja räägime, millised oleksid mõistlikud toiduained, mida endale koju eriolukordadeks varuda. Üks väga hea artikkel on aastast 2015 Postimehe veebist. Ja siin on selline lõpus siuke hea orientiir, et kui palju kilokaloreid sa ööpäeva jooksul siis kriisisituatsioonis võiksid näiteks tarbida. Ja rahvusvaheliselt on paika pandud, et inimese ööpäevane keskmine kalorite kogus võiks olla kuskil 2000 kilokalorit ööpäeva jooksul. Nüüd see tähendab seda, et tegelikult iga inimene peab ise vaatama, milline ta on ja milline on tema selline keskmine aktiivsus ööpäeva jooksul. Näiteks mina, kui ma olen lühike, kerge, pisike tüdruk, siis minu ööpäevane kalorite kogus on kuskil 1450-1460 kilokalorit, kui ma ei tee trenni. Kui ma hakkan trenni tegema, siis kuskil 1600 ja üles, 1800 ja üles, oleneb kui intensiivne see trenn on ja mitu korda nädalas ma seda teen. Nüüd, kui sa oled meesterahvas, näiteks teed trenni 5, 6, 7 korda, see on hästi aktiivne, palju kardiot, palju jõutrenni, siis ta võib vabalt olla 3000 kilokalorit ööpäevas. Ja see tähendab siis seda, et kriisi ajal siis 20-30% väiksem võiks olla see tarbitav kalorite kogus. Ja täiskasvanutel siis 1900 kilokalorit ja lastel siis 1000 kilokalorit ööpäeva jooksul. Kindlasti võiks olla saadaval ka umbes 2 liitrit vett ööpäeva kohta ja see on toidu- ja joogivesi, mitte näiteks pea- ja pesuvesi. Ja see toit peaks olema ohutu, ehk siis see tähendab seda, et ta säilib toatemperatuuril, seda juhuks, kui sul ei ole keldrit, mida sa saad kasutada, kui näiteks sul ei ole võimalik minna keldrisse ja kui sul ütleb üles külmkapp, et siis ta peab olema selline toit, mida sa saad tarbida ka siis, kui see külmkapi toit näiteks läheb riknema. Me rääkisime kriisisituatsiooni kalorikogustest, aga et kui sa ei tea, kuidas seda endale igapäevaseski situatsioonis arvutada, siis selle jaoks on Nutridatal olemas eestikeelne kalkulaator. Mina näiteks panin siia sükse keskmise Eesti naise andmed, ehk siis 30-aastane umbes 55 kilo, võib-olla 65 centimeetrit pikk. Ja ma ei pannud siin nüüd aktiivsust kirja, ma ainult täitsin tema andmed ära ja ma sain tulemuse siis sellise, et tavaline ainevahetus, mis peaks toimima alati kogu aeg, on 1305 kilokalorit, ehk siis see on sel juhul, kui inimene on eriti aktiivne, ei ole, vedeleb kodus, midagi ei tee, on ju. Ja siis kui ta nüüd hakkab trenni tegema näiteks ja natukene aktiivne päeva jooksul, siis kuskil 1900 kilokalorit võiks ta süüa. Nüüd minu meelest see on natukene sükene, ebatäpne, et annab vähemalt ülevaate, et mismoodi see asi kõik toimib. Aga kui sa vähegi oskad inglise keelt või kui sa oled nõus Google Translate'i kasutama, siis kalkulaator.net on selline tore koht, kus võib siis vaadata, kuidas tegelikult sinu ainevahetusvajadus on, et kui sa oled ei liigu, siis näiteks need samad andmed 30-aastane saab 165 centimeetrit pikk ja 55 kilone naisterahvas tegelikult vajaks igapäevaselt umbes mingisugune 1500 kilokalorit. See on nagu väikese aktiivsuse juures. Siis kui ta hakkab trenni tegema, siis juba 1700 ja ta on väga aktiivne, siis üle 2000. Ja siin on ka kirjas, et kuidas seda arvutatakse, siin on valemid lahti seletatud ja siin siis räägitakse erinevatest sükestest nagu valemitest, et mida siis maailmas kasutatakse. Et seda võiks huvi pärast endale selgeks teha, sellepärast, et kui tõesti sa muud pidi ei taha seda kasutada, siis kriisisituatsioonis, kui on vaja lugeda kokku kaloreid, ehk siis mitte ainult pelgalt seda, et kui palju ma saan sellest ühest hapukapsa purgist, mis mul pärast näidata on, et 900 grammi sükene suur purk, et kui ma jagan selle nagu grammide kaupa ära endale, näiteks 100 grammi võtan, 100 grammi jagan lastele ja nii edasi, et millist kalorikogust see tegelikult tähendab ja kui palju sa võiksid seda grammides hoopis tükis nagu suurendada või vähendada seda kogust, et sina saaksid oma päevased toitainevahetused kätte.
kriisisituatsioonis hakkama saamiseks on loodud ka üks veebileht nimega kriis.ee ja siin on üks PDF, mida saab igaüks endale arvutisse ja telefoni laadida ja see on pärit aastast 2018, seega väga vana ei ole. Ja seal on infot selle kohta, millised toiduained peaks siis kodus olemas olema juhuks, kui mingisugune kriis tekib. Ja siin öeldakse ka, et peale selle 2 liitri vee, millest me enne rääkisime, võiks olla ka lisaks 1 liiter vett inimese kohta toidu valmistamiseks, ehk siis 2 liitrit söömiseks, joomiseks ja 1 liiter siis toidu valmistamiseks ööpäevas. Ja nimekiri nendest asjadest, mis kodus alati olemas olla võiksid, on siis konservid, pakisupid, kuivikud, pähklid, kuivatatud puuviljad, küpsised, maiustud, müsli, batoonid ja mesi. Ja muidugi võib seda siis täiendada ka oma soovi järgi. Nüüd mina lisaks sinna juurde, et tegelikult võiksime me vaadata oma igapäevaelu sellise pilguga, mida me tegelikult sööme ja millised asjad neist võivad olla kasutusel ka siis, kui mingisugune eriolukord tekib. Sest nii on meil võimalik tegelikult kõige paremini ellu jääda. Me saame kõige rohkem toitaineid, me ei muuda oma igapäevast söömist nii palju, et meie keha näiteks oleks järsku šokis ja keha ei saaks näiteks toitaineid kätte ja tegelikult see muudaks meid haigemaks. Ja ma mõtlen seda, et näiteks, et kui me läheme ostame endale pakisuppe, no igaüks mõtleb pakisuppide all selliseid pisikesi puljongisuppe, igasuguseid püreesuppe või siis ka näiteks purgisuppe, selliseid, mida saab kiiresti valmistada, et valad kuuma vee peale, ta on sul 2-3 minutiga valmis. Sest tegelikkuses päriselus ma arvan, me ei söö keegi neid nagu nii palju. Ja nendel sükestel suppidel esiteks on palju igasuguseid on palju igasuguseid säilitusaineid, näiteks maitse ja lõhna tugevdajad nagu naatriumglutamaat, mida tegelikult lastel ei ole üldse soovitav tarbida ja palmiõli ja need tegelikult on sellised asjad, mis meid igapäevaelus ei toida ja me peaks nende poole vaatama. Nüüd sükeste eestimaisete, frikadellisuppidega on asi sootuks palju parem. Siin on paremad koostisosad, siin ei ole selliseid vastikuid säilitusmaitse ja lõhnaaineid sees ja nad on nagu selles mõttes paremad asjad, mida koju varuda. Nii et kui sa tahad pakitoitu ja purgitoitu, siis vaata, mis on hea ja eestimaine ja vaata, et seal on head toitained sees. Ja tegelikkuses võiks olla kõik need toidud siis sellised, mida sa teeksid iga päev niikuinii. Ja nüüd ma toon kaamera ette hulga asju, mis oleksid head ja kasulikud, mida kodus hoiustada ja millest on lihtne toitu teha ja ma arvan, et mida me kogu aeg tegelikult nii või naa kasutame ka. Tuleb ju tuttav ette, eks ju, nagu kapist oleks võetud, aga selle mõte ongi selline, et sa tavasituatsioonist kriisisituatsiooni minnes ei peaks väga oma menüüd vahetama, et sinu keha ei saaks šoki, et mida ma nüüd söön, issand jumal, kus on mu toitained ja miks ma midagi kätte ei saa, näiteks nagu tavaliste pakisuppide puhul see võiks nii olla. Ja hiljem, kui kriisisituatsioon on läbi, et sa võiksid tavaellu jälle täitsa normaalselt naasta. Ja sul peaks olema kõik toitained, mida sa vajad ja enamiku nendest toitainetest, see peaksid olema tugev ja terve, et sulle haigused ja pisikud külge ei hakkaks, et sa tunneksid ennast lihtsalt hästi. Ja minu mõte on siis selline, et 3 põhilist asja peaksid olemas olema meie toidu menüüs alati, need on süsivesikud, et sa saaks energiat, valku, et su keha saaks ennast ehitada ja rasvad. Ja milliseid toite siis endale valida? Kõige lihtsamad asjad alati on riis, see on siuke tavaline basmati riis, valge, sa võid valida ka endale täisterariisi, siis siin taga on mul tavaline tatar, saia korra eest ära, siis seda tatart on paremini näha ja sinna juurde kindlasti võiks olla kartul, kui ta püsib, sul toasoe mingi aeg ikka püsib, eks ju. Ja nendest komponentidest on väga lihtne süüa teha, need valmivad ka väga kiiresti, need on siuksed aeglaselt lagunevad süsivesikud, mis tähendab seda, et see energia, mis sulle organismi tuleb, ta püsib seal kauem, aitab sul kõhu täis hoida ja annab sulle piisavalt energiat nagu igapäevaseks tegutsemiseks. Vastupidiselt näiteks kommile, mulle hauls väga meeldib näiteks, kui on kurgu mingi kähedus või kurguvalu, siis ta sisaldab mentooli ja aitab nagu
kurku parandada minu jaoks, et see oleks nagu komm, mis mina kindlasti võtaks oma kriisisituatsiooni kaasa, mulle see meeldib. Et kui ma näiteks kommi ja küpsist söön, siis ta annab mulle laksti kiiresti energiat, aga mu kõht on järgmisel hetkel uuesti tühi. Nii et see on siis nii-öelda kõige lihtsamal viisil seletades aeglaselt laguneva süsivesiku ja siis sellise kiire süsivesiku vahe meie organismis. Nüüd järgmine asi, kust sa valku saad? Valku saab kindlasti juustust ja soovitaks varuda endale selliseid juustukärakaid, mitte niisuguseid nagu viilukaid, sellepärast nii kui see viilupaki lahti teed, siis need õhukesed viilud hakkavad kuivama ja see juustupakk saab nagu kiiremini lõpeb otsa, kui siis, kui ta on niisugune juustukärakas. Ja seda, millist juustu valida, vaata selle järgi, millised on seal koostisosad, et seal ei oleks selliseid maitse-lõhna lisaaineid, mis on kõik nagu tehislikud, et vali selline hea, normaalne, hästi säiliv juust, mida sa hästi tunned. Et see oleks niisugune loomne valk, siis mida sa saaksid näiteks panna endale ka pastaroogade peale. Et pastaroogasid muidu ma nagu väga ei soovita eriti teha, sest see on nagu jahutoode, et see ei toida sind nii hästi kui vaja, aga põhimõtteliselt natuke pastarooga siis olemas olla võiks. Ja mida veel hoiustada, et seni kuni on võimalik kasutada elektrit ja külmkappi või sügavkülma, siis kindlasti näiteks kas veiseliha või sealiha. Kanaliha kahjuks ei püsi nii kaua ja ei püsi ka kala, nii et veiseliha või sealiha selline rasvasem ehk selline liha, kus on nagu taid ja pekki vaheldumisi, et see oleks väga hea selline variant ja siis tükelda see oma enda portsudele või pereportsudele vastavalt ära jagada nagu osadesse ja pane siis külma ja siis seda saab tegelikult isegi ka mitu kuud tarbida, et ei ole nagu väga hullu. Ja mida võib valguna veel juurde tarvitada on oad, need on selline tavalised valged oad siin, aga veel paremad on näiteks punase pealiskattega sellised neerukujulised kidney beans on inglise keeles, et neeruupad peaks olema eesti keeles. Ja valku saab kindlasti ka sellisest vahvadest asjadest nagu on pähklivõid ehk see on selline natukene soolasem pähklivõi ja seda on väga hea panna näiteks saia peale, kui sul on kodus kuivik, siis ka kuiviku peale, et ta annab sulle tekitab selline mõnusa maiustuse tunde ja tegelikult annab energiat ka. Ja kindlasti selline pähklivõi kõrvale võiks tarbida tavalisi pähkleid ja seemneid ja mul praegust siin ei paista, aga selline koduleht on olemas nagu pähklinapp.ee ja siin on erinevad seesamiseemned, kõrvitsaseemned, kanepiseemned ja siin öeldakse, et mida siin õpetatakse, mida nad kõik tähendavad, mis toitained seal sees on ja mina soovitaks pähkleid osta niimoodi, et sa ostad nagu ühe pähkli sordi kaupa neid, mitte näiteks nagu tudengiaineid või selliseid asju, sest sealt sa saad enamasti rohkem rosinaid ja vähem pähkleid, et see pähklikogus, mida sa plaanid selle kaudu endale osta, ei ole päris see, mida oleks vaja. Aga kõik need lingid, mida ma siin näitan, need lähevad video alla ka, et sa võid seda pärast ise vaadata. Ja peale siis niisuguste valkude, mida sa võiksid endale säilitada, siis on kindlasti rasv, mida ma mainisin, mida saab näiteks ka siit pähklivõi seest ja saab ka sellest rasvasest näiteks veiselihast või sealihast endale. Ja muutan oma nimekirja välja, mis ma siin veel rääkisin. Mõtlesin. Nii, et kiudained. Kindlasti on kiudaineid vaja, sellepärast, et kiudained aitavad seedimist korras hoida, aitavad ebavajalikke asju nii-öelda sealt soolikate seinte pealt endaga kaasa tõmmata ja organismist välja saada. Ja selleks on igasugused ma ei saa nüüd siit välja võtta, aga igasugused teraviljatooted väga head, et siin on näiteks täisterakaara helbed, need on Eskimati omad, sellised hästi mõnusad. Siit saab kiudaineid, saab siin taga on mul müslipakk, selline suur ja siin on, enne ma muidugi unustasin mainimata, et ka hakkliha ja näiteks pelmeenid on päris head sellised lihasaadused, mida võiks kodus aeg-ajalt olla ja kriisisituatsioonis need sobiks ka väga hästi kasutamiseks. Siis köögiviljadest kindlasti, mis võiks olemas olla, on mingid sellised asjad, mis sul toasoojas natukesegi kauemini säilivad, see on nüüd küll puuvili, apelsin, aga ma mõtlen just kartulit, kaalikat ja porgandit, sest neid on väga hea panna
toitude sisse salatit teha näiteks. Ja need on head siuksed lisandused ja kui sul ei ole siukseid asju, siis ja sa ei saa neid hoiustada, siis siin on üks siukene sain kätte köögivilja salat, siukene, kus on punane paprika, porgand, aed, kaun, aeduakaun, suhkur, tomatipasta, siuksed asjad. Et ma nüüd ei ole päris 100% kindel, kui väga toitainete rikas ta on, aga ta kindlasti annab sulle toidule juurde nagu vürtsi ja vaheldust ja ta on siukene hea kastme eest, toimib ka väga hästi. Nii, siis kindlasti apelsini ma siin juba näppisin, aga siidruun, apelsin, küüslauk ja sibul võiks olla olemas ja küüslauku ja sibulat saaks kasutada väga hästi meega. See tähendab seda, et sa tükeldad nad ära väikesteks niukesteks peaaegu pudisteks tükkideks, segad siia mee sisse, paned natukene vett ja siis lased neil natuke seista, nad lähevad pehmeks ja mõnusaks ja magusaks ja see aitab näiteks kurguhaiguste puhul väga hästi. No ja kindlasti küüslauku ja sibulat sa saad oma igapäeva niisuguste soolaste toitude sisse ka väga hästi panna. Nii, ja edasi me liigume siis kuivatatud toodete juurde, näiteks nagu siin on mul kapist võtsin kuivatatud aprikoosid on ju, ja siis on mul siin ka kuivatatud tatlid, aga igasugused näiteks ploomid, jõhvikad, rosinad, banaanid, sõstrad võivad olla siuksed head lisandused, mida sa saad panna müsli sisse, saad panna pudru sisse, saad niisama nosida, nad on kommi asemel, et nad annavad sulle sutsu särtsakat energiat, nad lasevad sul natukene maiustada, lasevad sulle ennast hästi tunda ja nendel säilivad ka need head marjaomadused ja toitained, mida siis sa ise endale siis ka sisse tarbides saad. Aga kindlasti nende puhul vaata, et sul oleks need asjad, kus ei ole lisatud ekstra suhkruid ega säilitusaineid ega muid siukseid nagu imelikke asju, mis tegelikult nende asjade väärtuse, toitainete väärtuse ära võtavad. Ja edasi liigume külmutatud toodete juurde, ma kohe näitan, mis mul külmkapis on. Külmutatud köögiviljad on väga hea variant, mida endale hoiustada. Näiteks brokkoli on hea toitainet rikas asi, mida saab kiirelt üles sulatada toidu sisse panna. Näiteks ka brokkoli ja lillkapsasegud on päris head. Muudest asjadest, kus näiteks on seened sees ja erinevad siuksed, ma väga kriisisituatsioonis lugu ei peaks, sest kui peaks juhtuma, et midagi läheb natukene sulama, siis nad sulavad ja riknevad erinevalt ja see asi võib sul kiiresti rikki minna ja toidu sees isegi mitte enam hästi maitseda. Lisaks sellele, et ta võib-olla tervisele enam hea ei ole. Ja lisaks, kui sul on võimalik ja kui sul endal ei ole näiteks ise ostetud või varutud, siis Marjamaal on sellised väga head karbikesed, nad ei ole küll väga odavad, aga sellised mustikad, vaarikad, mustsõstrad, siukeses nagu pakendis need on, neil on siin kile peal, et neid võib väga hästi hoiustada ja siis natukene endale kas pudru peale panna, sellest endale teed teha, kuskile mujale sisse panna, et see on väga hea variant. Endale rõõmuks võiks kindlasti olla sul kodus mõned mahlad ja muusid. Näiteks minul on siin mahlakas, see on salvesti porgandi mahl, neil on muid mahlasid ka, see säilib toatemperatuuril väga hästi, kui ta on kinnine pakend. Ja seda võid sa niisama juua, kui ta näiteks on sul ploomimahl, sa saad seda panna omale pudru sisse, toitude sisse, et see on ka siukene hea tore lisandus, et annab sulle natukene toitaineid ka. Ja samamoodi siis võivad sul kodus olla ka mõned siuksed toredad moosid, näiteks vaarikamoos, mustsõstramoos ja mustikamoos, mis on väga head külmetuste vastu ka. Et mida vähem nendes on siukseid lisaaineid ja maitse- ja lõhnaaineid, seda parem, et proovi vaadata suhteliselt puhtad, lihtsad asjad endale koju. Minul kodus tehti neid hästi-hästi palju ja mul viskas kopa nii ette väiksena, et ma enam neid pärast süüa tahtnud, ma ei ole neid kunagi eriti kuskil jõulude ajal ega muul ajal väga söönud, aga tegelikult mulgikapsad on sellised asjad, mis siin kinnises pakendis toasoojas väga hästi säilivad, neid saab teha sealihaga koos väga hästi sinu kruubid sees ja mulgikapsastega on siukene lugu, et nende kaloraaž on väike, aga neil on väga palju toitaineid sees, seal on kaltsiumi ja magneesiumi ja
folaat ja igasuguseid muid olulisi asju, mis on kehale väga tähtsad ja nad on selles mõttes hästi toitainete rikkad ja ma väga soovitan neid kasutada, nii et kuna nad on nii lihtne kraam ja seda hästi palju süüakse, siis mina nagu vaatasin sellest alguses mööda, aga ma natuke lugesin, et näiteks ta aitab tugevdada immuunsussüsteemi, kapsal on palju C-vitamiini siin sees, ta isegi aitab võidelda erinevate vähkkasvajate vastu, näiteks nagu eesnäärmevähk ja rinnavähk, nii et ma ei tea, selle peaks oma toidulauale niisamagi uuesti tagasi võtma. Kindlasti ei tasu siis ka vett unustada, on ju 2 liitrit inimese kohta ööpäevas pluss liiter söögi tegemiseks ja see nüüd on niisugune soolane värska vesi, et aeg-ajalt võiks tarbida ka niisugust soolast, et saaks mineraalained ja soolasid endale organismi, aga muidu siis täiesti tavalist joogivett, et me nende sooladega liialdama ei hakkaks. Minu kriisitoidu soovitused oleksid sellised, et vali sellised toidud, mida sa oleksid nõus igapäevaselt ka niisama sööma. Ja kindlasti ära jää pidama ainult konservide ja pakisuppide ja kuilikute peale, nagu soovitatakse nii-öelda riiklikult seda teha, sest nii palju, kui mina inimestega rääkinud olen ju küsinud, et mida nemad kriisiolukorras sööksid, siis keegi tegelikult neid nagu väga süüa ei taha. Ma natuke vaatasin maailmas ringi ka, et näiteks Hiinas, kus praegu möllab koroonaviirus, siis nemad ostsid endale neid instant noodles ehk siis neid kiirnuudleid kokku. Ja pärast ütlesid, et tegelikult kui nad terveks said, nad ei olnud neid eriti söönud, et nad ei olnud tahtnudki, et nad pigem üritasid teha endale väga tervislikku toitu, et nende keha ja organism suudaks haigusele vastu panna. Ja selle mõttega tegelikult tasubki endale kõike varuda, et mida oleks hea süüa niimoodi, et su keha suudaks vastu panna ja sul oleks piisavalt palju energiat, toitaineid, et sa oleksid tugev ja terve, et sul ei hakkaks näiteks haigused eriti ruttu külge, sul ei hakkaks pisikud külge ja sinu nii-öelda see üleminek tavasituatsioonist kriisisituatsiooni oleks võimalikult tavapärane, mitte midagi nagu erilist, võib-olla lihtsalt natukese väiksemad toidukogused on ju natukene vähem erinevad, näiteks ei saa süüa väga palju värsket, seda lihtsalt ei ole ja kõik see värske tuleb niikuinii läbi keeta ja küpsetada ja siis üleminek kriisisituatsioonist uuesti tavasituatsiooni oleks ka võimalikult normaalne, et ei oleks kehale mingisugust šokki, et mis ta nüüd peab sööma või kuidas nagu elama või käituma, et võimalikult oma normaalse tavaolukorra lähedaselt tuleks siis sellistes olukordades ka käituda. Muidugi on erinevad situatsioonid, kus nagu kaob vesi ja elekter ja nii, et nendest võiks nagu teinekord rääkida, aga põhimõtteliselt, et kui enam-vähem niisugune kommunikatsioon ja asjad kõik säilivad, lihtsalt sa oled kodus ja välja mingil põhjusel minna ei saa ja lisatoitu endale juurde osta ka ei saa, siis mõtle sellele, mida sa muidu tarbiksid. Selline video sai siis täna. Ma loodan, et sa said siit endale kasulikke näpunäiteid. Kui sul on küsimusi, mõtteid ja kommentaare, siis ma hea meelega ootan neid siia samma video alla kommentaaridesse. Seniks aga kuni sa kirjutad, siis kohtume õige pea uutes toredates põnevates videotes jälle. Nii et näeme. Tšau!